بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alustame siis uuesti oma loenguga ja seekord proovime ka siis esimest korda Eesti Islamikeskuse ajaloos, kui ma ei eksi, ka seda Facebooki laivis siis kajastada. Ja tänaseks teemaks on meil siis Ramadaniks valmistumine hadiithide valguses. Ja Ramadan siis on islami kalendri kõige õnnistatum kuu, mille Allah on teinud paastukuuks, mille sees on ka öö, mis on parem kui 1000 kuud. Ja see on kuu, milles usklikud pöörduvad Allahi poole suurema innuga ja puhastavad oma südamed ja teevad rohkem häid tegusid. Ja Abu Huraira radiallahu anhu vahendab, et Prohvet sallallahu alaihi wasallam ütles: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. Mis tähendab, kui saabub Ramadan, avatakse paradiisi väravad, suletakse põrguväravad ja ahendatakse šeitaanid või siis saatanad eesti keeles. Ja see hadiith näitab, et Ramadan on eriline kuu, kus Allah teeb headuse ja juhatuse tee kergemaks. Ja Ibn Hajar al-Asqalani selgitab, et šeitaani täheldamine tähendab seda, et nende mõju on Ramadani ajal piiratud. See ei tähenda, et üldse ei oleks ühtegi šeitaani, aga nad ei suuda eksitada usklikke samamoodi nagu teistel kuudel. Ja samuti tähendab siis paradiisi uste avanemine ja põrguuste sulgemine seda, et head teod saavad suurema tasu ja siis nende tegemine ka muutub kergemaks ja kurjuse tegemine, halva tegemine muutub raskemaks. Ja ma usun, et me oleme sellega kogenud kõik, et Ramadan ajal see kogu see õhkkond ja kogu see keskkond soodustab ka meil olla paremad moslemid. Et eriti kui mošeesse tullakse kokku ja ühiselt teenitakse loojat, lõpetatakse paastu, et see aeg on selline aeg, kus on kergem justkui olla ka parem moslem. Aga see peaks samas olema selline aeg, kus me püüame end parandada, aga pärast seda ka jätkata ülejäänud aasta jooksul ka võimalikult hea olemist. Ja mitmed õpetlased on selgitanud, et selle hadiithi tähendus ei ole ainult füüsiline, vaid ka vaimne, et Ramadani ajal muutuvad usklikud teadlikumaks oma tegudest ja ihadest, kuna nende usk ja teadlikkus kasvab. Ja Ibn Taymiyya rahimahullah märgib, et Ramadanis toimub südame ja hinge puhastumine, mistõttu siis šeitaanide mõju väheneb, kuna inimesed on rohkem seotud igasuguse ibadaga, et Allahi teenimisega ja Koraaniga. Et kõik see ka muul ajal, mida rohkem inimene on lähemal Allahile, mida rohkem ta siiralt palvetab, mida rohkem ta loeb Koraani, see kõik hoiab ka muul ajal šeitaani saatanat teemal, aga kuna Ramadanis tavaliselt tehakse rohkem seda, siis loomulikult see vähendab ka siis šeitaanide mõju. Ja see kõik aitab usklikel saavutada ka parema iseloomu ja võidelda siis oma sellise näfsi või iseenda oma ihade vastu. Ja lisaks on õpetlased selgitanud ka, et paradiisi uste avamine viitab sellele, et Allahi alastus ja tema andestus on Ramadani ajal laialdasem ja usklikel on rohkem ka võimalusi oma pattudest andestust saada. Ja Allahi selline tema arm ja tema alastus ka moslemid tajuvad seda tugevamana ja kogu see vaimne atmosfäär, see spirituaalne atmosfäär on puhtam. Ja see sõltub ka sellest, et kui palju me ise püüame seda puhtana hoida, millistesse keskkondadesse me ise ennast ka paneme. Et see kõik mõjutab seda, et kui me ikkagi Ramadani ajal ja muudel aegadel püüame hoida sidet mošeega, sidet Koraaniga, sidet heade vendadega, kes meenutavad meile Allahit, siis see kõik lihtsustab ka heade tegude püsimist ja halvade harjumuste mahajätmist. Et see oli see esimene põhiline hadiith. Teine hadiith samuti, mida Abu Huraira radiallahu anhu edastab, kus Prohvet sallallahu alaihi wasallam ütles, et men saama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kes paastub Ramadanis siira usu ja
tasu lootusega, sellele antakse andeks tema varasemad patud. Ja see on siis Al-Bukhari ja Muslimi hadiithi kogumikus. Ja selle hadiithi tähtsus seisneb selles, et paast ei ole vaid füüsiline tegevus, et lihtsalt ei sööda ja jooda, aga see nõuab ka siirust ja usku ja Imam Nawawi rahimahullah selgitab seda, et siira, kes paastub Ramadani siira usuga, tähendab, et inimene paastub veendumusega, et see on Allahi poolt kohustuslik. Ja ihtisaaban selles hadiithis siis, et lootes tasuda tähendab, et see tähendab, et ta loodab selle eest ainult Allahi tasu. Et need, kes paastuvad mingil ükskõik millisel muul põhjusel, mõtleb, et ma paastun Ramadanile, et see on mu tervisele hea. Või et mingisugusest sotsiaalsest survest, et teised paastuvad, ma siis ka paastun, et kuidagi mitte imelikuna paista. Et kes paastuvad lihtsalt siis sellisest harjumusest või survest või mingil muul põhjusel, nad ei saa seda lubatud tasu. Et see on ka väga selline läbiv mõtte istamis, millega Prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ütles hadiithis, et innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa, et kõik teod on vastavalt kavatsustele ja iga inimene saab siis selle, mida ta kavatseb. Ja samamoodi kõikide nende paastude, palvetamise kõige puhul on see kavatsus tähtis, me teeme seda Allahi jaoks. Ja Ibn Qayyim rahimahullah lisab, et see hadiith viitab paastu eesmärgile, et see ei ole ainult selline füüsiline enesepiirang, aga see sügav vaimne ja hingeline puhastamine. Ja see paast õpetab usklikule enesekontrolli, arendab temast taqvat, Jumala kartlikkust, aitab tal eemaldada tühistest asjadest, mis võivad tema südant saastada või rikkuda. Et tihtipeale me Ramadani ajaga me kuidagi tajume rohkem, et võib-olla, et mida me nagu vaatame või mida me nagu kuulame, et võib-olla me kontrollime ka oma pilku rohkem, näiteks kui me tänaval kõnnime, et oleme ettevaatlikud, et see ongi see eesmärk, ja ka seda ütleb Allah ka Korani versioonis, mis vist tuleb hiljem, et just see Jumala kartlikkuse teema. Ja samuti toob see siis esile selle tasu mõiste, et paastaja teeb siis seda või peab siis tegema seda üksnes Allahi rahulolu saavutamise nimel, mitte siis uhkuse pärast või teiste inimeste kiituse nimel. Ja Ibn Rajab al-Hanbali märgib ka, et selle hadiithi põhjal on Ramadani paast üks suurimaid vahendeid pattudest puhastumiseks ja hinge siis selliseks ülendamiseks. Ja lisaks on õpetlased selgitanud, mis on hästi tähtis tegelikult siin, et kui me räägime, et hadiithi tekst oli, et sellele antakse andeks tema varasemad patud, et see viitab väiksematele pattudele. Nagu on ka teised hadiithides mainitud, et igasugused näiteks kohustuslikud teod puhastavad väiksemaid patte, et on erinevaid asju, mille kohta on öeldud, et see pühib ära patud ja nii edasi. Aga silmas tuleb pidada alati seda, et sellistel puhkudel on tähtis, et suuremate pattude puhul on vaja ka tõelist kahetsust, patu kahetsust ja siirast meeleparandust, et tauba on suhe, et siiras kahetsus, tauba on siis patu kahetsus. Et see on tingimus, et kui tegemist on suurte pattudega, et siis lihtsalt sellised asjad, näiteks et me paastume Ramadani jälle, sellised asjad ei pühi need ära, aga on vaja, et inimene siiralt pöördub Allahi poole ja palub andestust oma patule, kui tegemist on suurte pattudega. Aga siis see hadiith annab igale moslemile lootust, et kui ta täidab siin Ramadani paastu reeglid ja paastub siis siiralt Allahi tasu lootuses, võib ta leida siis enda jaoks ka puhtama ja tugevama suhte oma issandaga. Nüüd räägime mõnest sellisest paastu voorusest ja tähtsusest ja see põhiline, miks me üldse paastume, on väga selgelt öeldud Koraanis, kus Allah ütleb a'udhu billahi minash shaitanir rajiim يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. O teie, kes te olete uskunud, teil on ette kirjutatud või määratud või kohustuslikuks tehtud paast, nii nagu see oli ette kirjutatud neile, kes olid enne teid. Et ehk saate te Jumala kartlikeks või te võiksite saada Jumala kartlikeks. Ja see näitab ka tegelikult seda, et paast ei ole selles mõttes ka midagi uut, et mis oleks ainult siis Prohvet Muhammadi sallallahu alaihi wasallam järgijatel olnud kohustuslik või olnud osa
osa usust, et paast oli ka eelnevatel usklikel rahvastel ette kirjutatud, ka eelnevatel prohvetitel. Ja paast on üks tähtsamaid viise siis, kuidas seda takkuvat, seda jumala kartlikkust saavutada, nagu selles ääjas, selles salmis on märgitud. Ja Ibn Kathir, kes on siis üks kõige tuntumaid Koraani siis selgitajad, on siis selle salmi kohta selgitanud, et paast on olnud osa kõigi prohvetite õpetusest ning see on olnud alati vahendiks, mille kaudu usklikud saavad lähemale Allahile. Ja paastu peamine eesmärk on jumala kartlikkus. See tähendab, et inimene õpib oma ihasid kontrollima, tema süda muutub pehmemaks ja tunneb ka suuremat austust Allahi seaduste vastu. Mõned voorused lähemalt siis näiteks ka, mis hadiitidest tulenevad, kus näiteks prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on öelnud wassiyamu junne, mis tähendab, et paast on kilp nagu kaitse. Kilbi eesmärk on ka kaitsta kõige halva eest, on ju kahju eest, lahingus ja nii edasi, on ju vanasti oli kilp selleks. Ja paast on kilp, on siis prohvet öelnud sallallahu alaihi wasallam, siis see tähendab, et see on samuti vahend, millega inimene saab siis kaitsta ennast halva eest ja üldiselt ka eksimusi parandada, oma sidet tugevdada. Ja Ibn al-Qayyim täpsustas siis seda, et paas on uskliku kilp, mis kaitseb teda halvade tegude eest ja muudab ta südame kergemaks Allahi teenimisel. Ja seetõttu on see kuu eriline aeg igale moslemile, et saavutada suurem vaimne tugevus ja lähedus oma loojaga. Hästi tähtis on ka see, et paast ei tähenda ainult söögi ja joogi jätmist. See on siis järgmise hadiitis, mis selgitab seda Ramadani olemust, paastukuu olemust, kus siis prohvet sallallahu alaihi wasallam ütles, et man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Kes ei jäta kõrvale valet või valelikku kõnet ja selle läbi käitumise, siis valelikku käitumist, selle paast pole Allahile vajalik. Et Allahile ei ole vaja, või täpsemalt tõlkides, et Allahile ei ole vaja, et see inimene jätaks oma toidu ja söögi, toidu ja joogi, vabandust. Ja see näeb ka seda, et kui Ramadan on paastukuu, see ei tähenda ainult, et inimene siis ei söö, ei joo ja ei hoidu intiimsetest suhetest, aga samuti inimese silmad paastuvad. Ta on väga ettevaatlik, et ei vaata seda, mis on keelatud talle. Inimese kõrvad samamoodi paastuvad. Ta ei kuula seda, mis on talle keelatud, islam järgi kuulata. Ja kõikide teiste kehaosade puhul võib sama öelda, et ta ei tee, kõik tema kehaosad justkui nagu ka paastuvad, et hoiduvad kõigest keelatust. Et see, ühtegi tegelikult lõpuks ei ole, Allahil ei tee kuidagi see liiga, kui isegi kui terve inimkond, keegi neist ei paastuks. See kuidagi ei vähenda Allahi suurusugusust ja tema nagu positsiooni. Aga selle hadiiti mõte on jah, et see paastumine ei tähenda ainult söögi ja joogi jätmist. Paast tuletab ka meelde vaeste ja abivajajate olukorda ja sellele viitab ka seda, et kuidas heldus on ka hästi positiivne omadus Ramadani ajal ja selle kohta on edastatud hadiith al-Bukhari kogumikus, kus siis prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kohta on öeldud, et kana ajwad an-nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ta oli kõige heldem inimene, prohvet siis sallallahu alaihi wasallam, ja Ramadani ajal oli ta eriti helde või kõige heldem oli ta just Ramadani ajal. Ja see on ka see hea võimalus Ramadani ajal ka anda kellelegi sadakat annetust, et kui me teame näiteks mõni abivajaja on, anda toitu ja isegi neid, subhanallah, neid vooruseid ja neid tähtsuid, nagu neid positiivseid asju on Ramadani puhul nii palju, et isegi iga inimene näiteks, mis põhineb ka hadiithil, iga inimene, kes toidab paastujat, saab selle sama paastuja tasu, ilma et selle paastuja enda tasu kuidagi väheneks. Ja see on ka nagu, subhanallah,
et miks ka meil siin, alhamdulillah, siin islamikeskuses ja mujal on kombeks, et korraldatakse selliseid ühiseid iftaare, paastu lõpetamise eineid siis, ja selle eesmärk ei ole ainult see, et lihtsalt oleks tore kokku tulla ja süüa ühiselt, aga inimesed, kes siis kas tasuvad näiteks mingi õhtu sellise iftaari eest või aitavad selle tegemisele kaasa, et nad võivad loota ka siis seda tasu, et nad saavad nende inimeste paastumise tasu ka endale. Et mõelgem selle peale, et näiteks kui siin mõni õhtu ühiselt iftaariga lõpetab paastu näiteks 200 inimest või 300 inimest võib-olla mõnikord, et siis see inimene näiteks, kes toetas selle õhtu sellist einet, ta saab justkui siis 300-200 inimese paastumise tasu endale ka, ilma et see kuidagi vähendaks enda paastujate tasu. Subhanallah, et see Allahi heldus ja see, mida ta anda võib, on nii tohutult suur ja meie roll on lihtsalt teadlikult püüda neid asju võimalikult palju siis saada ja teha neid tegusid siiralt ja tema tasu lootes. Ja kui inimene ka hoidub söögist joogist päevasel ajal, mis on tavaliselt hästi iseenesest mõistetav, ta ka tunneb sellist suuremat empaatiat nende vastu, kes on vaesed, abivajad, kellel ei ole iga päev võimalik süüa näiteks sooja toitu või üldse midagi süüa, kellel võib-olla ei ole puhast joogivett. Et see aitab ka väärtustada seda ja jällegi tuua inimese niimoodi kuidagi tagasi sellise anandlikkuse poole ja tänulikkuse poole, et tegelikult meil on üldiselt ikkagi kõik väga hästi. Et kui meil on söök ja jook ja meil on turvaline olla ja meil ei ole mingit tohutut rasket haigust, et siis alhamdulillah meil on tegelikult kõik väga-väga hästi. Et see tänulikkuse tunde suurendamine ka on väga positiivne mõju. Paast suurendab ka suhet Allahiga läbi dua, ka dua tegemine, Allahi palumine, temalt palumine on ka muudel aegadel väga tähtis. Aga paastujal on see eriti tähtis, sest on hadiith, mille edastas jällegi Abu Huraira radiyallahu anhu, kus siis prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ütles, et thalathatun la turaddu da'watuhum, ja üks need 3, kelle duaad ei lükata tagasi, kelle palvet ei lükata tagasi, ja üks, keda ta mainis, oli as-saim hatta yuftir, paastuja, kuni ta katkestama paastuma. Et see on ka subhanallah hea võimalus, et ükskõik mis see võib olla, et kas meil on just midagi hädasti vaja või mitte, aga näiteks paluda juhatust meile endile, inimestele meie ümber, meie lähedastele, paluda džennat, Allahi paradiisi meile endile, meie vendadele, õdedele ja nii edasi. Et paastudes on siis inimese dua vastu võetav ja kui inimene mõtleb selle peale, et kasutab rohkem, kas või kord päevas võtta mingi aeg selleks ja tõsta oma käed ja paluda loojat, et see kõik ka tugevdab seda sidet Allahiga. Ja samuti on, nagu me kõik teame, on Ramadan Koraani kuu, mida on nimetatud, Ramadan on nimetatud ka niimoodi, et Koraani kuu, ja Koraanil on hästi suur tähtsus nii muudel aegadel muidugi ka, aga Ramadani ajal veel eriti. Ja selle kohta on ka hadiith Ibn Abbas radiyallahu anhu qaal, كان جبريل عليه السلام يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. Ibn Abbasil siis radiyallahu anhuma on edastatud, et ta ütles, et Jibril ehk siis Gabriel, rahul ka temaga ingel Gabriel, kohtus prohvetiga sallallahu alaihi wasallam igal Ramadani ööl ja kordas koos temaga Koraani. Kordas siis või õpetas nagu talle uuesti neid salme või kordas koos temaga Koraani judäärissu nagu see sõna taarissu nagu koos õppimine, aga siin tõlkida kordas koos temaga. Ja see hadiith näitab, et Koraani lugemine ja ühelt poolt lugemine, kordamine, õppimine
kõik see on hästi suure tähtsusega. Ja selle lugemine ja kordamine isegi prohveti sallallahu alaihi wasallam ja Džibrili ingli, tavainglid, kes on siis Allahi poolt loodud sellisena, kes ainult teevad seda, mis Allah neile on ette näinud. Nad ei kunagi ei tee ühtegi pattu, nad ei saagi olla sõnakuulmatud Allahi suhtes. Ja see ingel, kes siis ilmutas Korani Muhammadile sallallahu alaihi wasallam, tema oli see, kelle läbi Allah ilmutas Korani Muhammadile sallallahu alaihi wasallam, et temaga siis koos Ramadani öödel kordas prohvet Korani. Ja need on siis mõningad sellised voorused, tähtsused ja lõpetuseks ka meeldetuletus selle suhtes, et vahepeal võib juhtuda nii, et näiteks keegi on väga haige või on reisil ja otsustab mitte paastuda ja nii edasi. Et juhul, kui kellelgi on jäänud eelmisest Ramadanist mingid päevad paastumata, et siis moslemi kohustus on kindlasti täita need või järgi teha need puuduvad päevad enne järgmise Ramadani saabumust. Et kellel mõni üksik päev veel jäänud, et siis see on veel võimalik ja see on väga tähtis, et vastasel juhul on juba tegemist patuga, et kui inimene lükkab selle edasi järgmisesse, pärastist järgmist Ramadani teeb seda, kuigi tal eelmisest on veel tegemata ja see põhineb siis selle Aisha radiyallahu anha ütlusel, kes siis ütles, et kana yakunu alayhi as-sawm min Ramadan, fama astati'u an aqdi'ahu illa fi Sha'ban. Et siis Aisha radiyallahu anha ütles, et mul oli Ramadani paastust puudu päevi ja ma ei saanud neid tasa teha enne järgmise Sha'bani saabumist. Ja see hadith näitab, et ta lükkas selle paastu järgi tegemist edasi, kui ta tegi selle siiski enne järgmise Ramadani algust. Ja õpetlased on sellest aru saanud, et Ramadani võlgnevus, siis nii-öelda see võlgnevus, et päevad, mis on paastumata varasemast ajast, et need tuleb kindlasti teha järgi enne uue Ramadani algust. Sest vastasel juhul on inimene hooletu oma selle kohustuse täitmisel, kuigi tal algselt võib-olla oli lubatud. Ja paljudel puhkudel paljudel inimestel jäävadki mingid päevad tegemata täiesti legaalsetel põhjustel. Aga kindlasti tuleb neid siis järgi teha enne uue Ramadani saabumist. Ja mõned õpetlased ütlevad ka isegi, et kui keegi ilma mõjuva põhjuseta seda tegemata paastuid järgi enne uut Ramadani, et siis peale selle paastumise peab ta andma ka siis fidjat või toitma vaeseid selles. Ja see on siis nagu meeldetuletus meile kõigile lihtsalt, et kui kellelgi on tegemata mõned paastud varasemast Ramadanist, siis või eelmisest Ramadanist peaks neid kindlasti enne Ramadani saabumist järgi tegema. Aga jah, alhamdulillah, pidame siis meeles, et me oleme lähenemas Ramadanile, kuule, mis on täis Allahi alastust, andestust ja mis võib olla siis Ramadanis hästi tehtud palvused ja kõik need Jumala teenimise teod võivad olla põhjuseks, mis päästavad meid põrgutulest ja viivad neid paradiisi. Sest see on kuu, milles avanevad ka paradiisi väravad, suletakse põrguväravad ja šeitaani täheldatakse. See on kuu, kus iga usklik tegelikult saab teha sellise justkui nagu hingelise taassünni või uuesti sünni nii-öelda, et jätta maha need patud, mis ta on võib-olla mitu aastat juba teinud, puhastada oma sidat ja tugevdada sidet oma loojaga. Ja mõelgem ka, ja valmistagem juba praegu selleks, et küsigem endilt, et kas see Ramadan, mis nüüd tuleb jälle, saab olema jälle mingi järjekordne kuu, mis möödub ja saab sellest kuu, mis annab meile igavese kasu. Sest need head teod, mis me teeme, need ei kao kuhugi ära. Et nende eest saame me tasu, kui me teeme neid siiralt ja järgides prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnat. Ja see on kuu, kus ka meie duaad siis saavad erilise kaalu, kus meie paast ei ole vaid söögi ja joogi jätmine, vaid tõeline treening, siis selline enesedistsipliinis, jumalakartlikkuses, Allahi poole pöördumises. Ja kas me tõesti võtame sellest maksimumi? Kas me oleme valmis pingutama natuke? Sest paradiis ei tule tasuta lihtsalt niisama istudes. Et me peame olema valmis ka pingutama, et saada osa selle püha kuu õnnistustest ja samuti, kas me seame endale eesmärgiks
mitte ainult paastuda, vaid ka parandada oma iseloomu, olla paremad moslemid, olla lahkemad, olla heldemad ja suurendada samuti ka oma teadmisi nii Koraani kui ka üleüldse islami vastu ja armastust Koraani vastu. Ja kindlasti me ei tohiks näha ka selle kuud kui sellise koormana. Vastupidi, see on tegelikult kingitus, see on õnnistus. See on võimalus alustada uuesti ja palun, et Allah teeks sellest Ramadani, mis puhastab meie südamed ja tugevdab meie usku ja viib meid talle lähemale. Ja palume Allah, et ta võimaldaks meil selle kuuga vastu võtta täieliku siiruse ja pühendumusega. Ja et see Ramadan oleks meile mitte lihtsalt järjekordne kuu meie elus, aga kuu, mis teeb meid palju paremaks ja viib meid Allahile lähemale. Ja lõpetus ka üks veel pisikli dua. Allahumma ballighna Ramadan wa'inna fihi ala siyami wal qiyam wa tilawati al-Quran wa taqabbal minna a'malana waghfir lana dhunubana wa'atiq riqabana min an-nar. Mis tähendab, et Allah lase meil jõuda Ramadanini, aita meil selles kuus paastuda, palvetada ja Qurani lugeda, võta vastu meie teod, andesta meile meie patud ja vabasta meid põrgutule karistusest. Amin. Subhanak Allahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.